Noh, üks võimalik tee on selles, et hakata selle hinna andmise eest midagi vastu küsima, et tõenäoliselt kaubandusest hea näide on mix and match, et kui sa ennem andsid oma viina, selleks, et oma viina müüa liitri eest 9 euroga ära, siis nüüd selleks, et 9 euroga liiter ära anda, palud tal 2 liitrit osta. Siin on küll viin võib-olla natuke halb näide, et see seadusandlus seda nagu seab sellele kommunikatsioonile nagu teatud piirangud. Aga just mix and match'i kasutades näiteks jaekaubanduses sa saad talle anda hinda selle vastu, et ta teeb midagi, ostab rohkem, ostab sagemini või ostab korraga rohkem. Pikaajaliselt igal juhul sul tuleb teatud kaotus vastu võtta, et kas siis olla kannatlik ja mitte anda pool aastat või aasta hinda, sellepärast et toome selle sama viina näite, mida on kirjeldatud, et seal teatud viinasõbrad ootavad, nad teavad, et kord 3 kuu jooksul või kord poole aasta jooksul seda hinda turule antakse ja ootavadki selle ära ja siis ostavad hulgi seda endale varuks. Et kui nüüd nad ei saa aasta aega seda hinda, et ega see brändiväärtus võib-olla kadunud ei ole, lihtsalt see nagu tarbija on olnud kavalam kui sina turundaja, et ta ootab seda hinda. Nii et kannatlikkust on vaja ja tegelikult ka riskijulgust, et mitte seda hinda turule ära anda või anda teistmoodi.